armsad neitsid, sinu kaardid on siin ja räägin ikka täiskuu energiatest, kas sa vaatad praegu või järgmise täiskuu või hoopis aasta pärast. Täiskuu energiad on ühed ja samad, mitte ühed ja samad, vaid need on need energiad, mida sina pead sel hetkel kätte saama ja kuulama. Higitelk, noh, eks see neitsi muidugi oma tööga sageli higistab ja seda tööd jagub talle hommikust õhtuni, õhtust hommikuni ja hoolitsust ja võib-olla üle arugi, et tahaks enda eest ka hoolitseda. Ja aga siin ma näen, kui juhul on see, et võib-olla hoopiski kannad sa last, võib see olla, ja siin täiskuu ajal hoopis sünnitad, võib hoopis selline olla. Või just saad oma lapse ootusest teada. Sa võid olla ka hoopiski, et sa oled meesterahvas ja sa saad teada, et sul naine ootab last. Et siin on mingisugune sünnimoment igal juhul täiesti olemas. Eh, aga hästi palju kahtlust, igasuguseid aga äkki ja neidsi teada ju võib-olla on terve Google'i ja kõik üles ärritanud ja uurinud, aga miks mul see niimoodi on, miks mul naamoodi on või ükskõik, isegi kui ei ole see lapse sünd, siis mingisuguse teise projekti sünd ja võib-olla ka projekti nagu lõpp. Et noh, peab nagu välja tulema, ma ei tea, tuleb raamat välja või tuleb mingi kursus välja või midagi sellist ja noh, üldiselt sihuke täiesti pinges olek, absoluutselt nagu rahu äh, ei ole. Ma vaatan, et siin, et noh, nagu sajab neid kriitikanooli, äh, küll rohkem ja küll vähem. Tähendab, sina ise oled nagu kriitiline iseenda suhtes ja teiste suhtes ka kriitiline, et see täiskuu, mulle tundub küll, et võiksid mingisugusest asjast nagu lahti lasta või siin nagu vabalt võtta, siis ütleks niimoodi, sest tead, et vaata, kui me oleme, siin on küll, ma nimetaksin seda ka seda nagu saunaefektiks, et lähed sauna, siis sa lähed selle jaoks, et kõik liigesed, luud, lihased, kõik oleksid rahus, vaikuses ja kõik oleks lõdvestunud olekus. Ja siin see täiskuu ütleb sulle, võta vabalt, lõdvesta ennast, leia see koht, kus sa saad mugavalt lõdvestuda, silmad kinni panna, oma pea tühjaks mudistada igasugustest mõtetest, igasugused halvad harjumused, uskumused, kõik lase nagu lahti. Ja siia kõrvale võtsin ma kuu oraakli ja siin tuli viimane veerand, tuli ja languses ja vastasseis. Täpselt sama kaart, mida tegelikult see higitelkki on tulnud ütlema, et sul ei ole mõtet nagu seda kummi venitada või mitte venitada, vaid pingule tõmmata, vaid vastupidi, sa pead kummi nagu lahti laskma, langusesse minema, rahulikult võtma. Ja ma vaatasin, et viimane veerand tuleelemendis on 18. juuli. 18. juuli, vaata, mis seal 18. juulil siis toimub, pane endale kalendrisse kirja, mis seal on. Ja kuna ta on jääras, siis see näitabki, et see hetk, kuigi ta näitab, et vastasseis ja langus ja kõik, aga see on üks punkt. See on üks punkt just selles, et nüüd on see kriitiline faas, kõik on olnud pinges, kui sa enne ei ole suutnud ennast lahti lasta, siis nüüd sa pead, see on nagu viimane hetk. Viimane hetk, enam ei tohi vastu punnida mitte millelegi. Et nüüd langeb see nagu
nagu ise paika, ütleme niimoodi, ta ise ei lange, aga sa pead ise lahti lasta. et ei ole mõtet siin jõudu kasutada. vaata, see jäär veel viimase hetkeni ikka tahaks nagu seda kummi tõmmata, aga mina leian, et enam ei tohi nagu seda nagu agressiivne olla, et ma näen, et nagu kõik loksub selleks ajaks paika, kui sa lubad endal lõdvestuda, kallis Neitsi. ja eh, mõtle selle peale, et see välismaailm on üks kogemus ja sinu sisemaailm on teine kogemus. Sa pead lihtsalt nagu selle välise ja sisemise maailma tasakaalu viima ja elama iseenda teadlikkuses ja ennast rohkem usaldama. aitäh sulle, Neitsi. nii armsad kaalud, kui sinu päikesemärk või tõusumärk on kaaludes, siis see lugemine on sulle ja täiskuu energiad, võid kuulata seda praegu, võid ka aasta pärast kuulata. aga siin kuidagi ma vaatan, et sa ei ole vist viimasel ajal käitunud eriti kaaludelikult, et kas sul on kõrini saanud sellest, et ma pean kõikidega arvestama või mulle tundub, et selline paks nahk on sulle kasvanud peale või oled iseendale nagu kasvatanud peale, et mulle aitab nagu kõikide peale mõtlemisest. kuigi kaalud võib-olla tegelevad sellega eluaeg, aga sellegipoolest siis oled hakanud mõtlema nagu rohkem iseenda peale äh, kui, kui teiste peale, sellepärast et kas noh, ma ei tea, kas tervis on läinud ära või sa oled lihtsalt jõudnud oma mõtetega sinnamaale, et ükskõik, kui palju ma teistest ei hooli, ei tegutse, ei ole ja ei aita, siis iseennast aitan ma tõesti ainult ise, mitte keegi teine mind ei aita selliselt, nagu mina tahan. vaata, siin on see mina on välja tulnud, sellepärast et kaalude vastasmärk on jäär, kes ütleb, mina tahan, mina teen, mina olen. aga kaalud on just see, et meie ja meie, aga siin ma näen, et tõepoolest võib-olla see täiskuu tulebki sulle veel kord ütlema, et sa oled õigel teel, et see mina on hästi tähtis. aga võib-olla sa julged ka teistele välja ütelda, et ma ei imesta, kui sa oled nagu kõrvale tõmbunud natukene sellisest suuremast sehkendamisest. ja sa julged praegu ütelda ja võib-olla ka oma lastele ütelda, oma partnerile ütelda, et teate, et mul see tass on ikka täiesti tühi ja ma pean mõtlema nagu iseenda peale kõige rohkem. ja noh, ma ei tea, paned vannitoa ukse lukku ja oledki, ma ei tea, seal tund aega vannis, on ju. et hästi sellist energiat tuleb siit läbi ja ma võtsin siia kõrvale ka kuu oraakli kaardi ja ma vaatasin, et sa oledki valmis välja ütlema oma tundeid, oma teadmisi, oma, ma ei tea, oskusi, aga just nimelt omas võtmes. et nüüd mina ütlen, et see asi käib nii ja mina tahan. vot, et siin on see mina, mis väga hästi tuleb ütlema. ja 25. juunil on kahanev õhumärgis siis see kuu. pane endale kirja, vaata, kas siis midagi juhtub või on just see hetk, kus sa võid siis midagi ütlema hakata. sest vaata, õhk on informatsioon. võib-olla sealt saad sa just vastu seda, et küll on tore, et sa iseennast oled leidnud. sest see veevalaja, mis sel hetkel siin kahaneva kuu juures on, et võib-olla sa leiad hoopis sellise mingi ebatavalise ähm, viisi ennast
nähtavale tuua, et ennast nähtavale. sa olid kõik teised oled nähtavale toonud ja nüüd leiad mingisuguse ebahariliku võtme enda näitamiseks. Nii äh, et, et mulle tundub, et nüüd hakkavad inimesed sind hindama just sinu enda põhjal, mis on ju hästi tore. Nii et tea, et igal päeval, igal tasandil läheb tegelikult paremaks. See mina tulen välja. äh, seda rohkem koged sa õnnetunnet ja armastust. aitäh sulle, Kaalud. armas Skorpion, need kaardid on sulle ja räägime täna täiskuust ja mitte ainult siis sellest täiskuus, mis praegu just saabub. see saabub 13. aprillil Kaalude tähemärgis, aga läheb sealt edasi kohe paari päeva pärast ka Skorpionisse, sinu enda märki. aga seda lugemist võid ka kuulata aasta pärast või mõnel teisel täiskuul. nii et see informatsioon ei ole siia kinni jäänud, et seda võib alati kuulata ja sellega arvestada. aga sina, kallis Skorpion, mis nüüd on, kas sa oled iseennast sasipuntrasse nagu oma, ma ei tea, uurimustööga läinud või on sul tõepoolest mingisugune uurimistöö käsil? ma ei tea, äkki oled eradetektiiv ja jälgid kedagi või oled paariline ja hoopiski jälgid oma elukaaslast ja vaatad, mis ta teeb ja, ja vaatad, mis tal seal telefonis on, et niisugune natukene niisugust kahtlevat energiat tuleb siit välja. et kord on hästi ja kord nagu ei ole hästi ka. et kord õnnelik ja kord mitte nii õnnelik, et natukene sellist noh, mitte just negatiivset, aga tõesti niisugust natuke rasket energiat ja mulle tundub, et vaata, kui me hakkame mingisugust asja kahtlustama, siis me olemegi ise ka ärevad ja vaatame ja kuulame võib-olla liiga palju, kui me seda nagu isegi ei peaks tegema. ja sina, Skorpion, vaatagi nüüd täiskuu ajal, kas see, mis saladust sa nuhid, kas seda on sul vaja tegelikult üldse nuhkida, kas sa peaksid usaldama või on siis see hetk, kui saabub see efekt, kus saabub teadmine, et ahah, minul oli õigus või mul ei olnud õigus, mul ei ole vaja enam nuuskida, kõik nagu laabub ära ja kõik on nagu hästi. Ja mulle tundub siin, et sa oled natukene ka nagu väsinud, võib-olla oled sa sellest tuhnimisest ise väsinud, sellepärast et sa ise kütad ennast ülesse. siin ma näen, et noh, see ring on nagu natukene nagu orav rattas, tahaks ütelda. Sa nagu igast käitumisest loed välja, püüad välja lugeda midagi teistmoodi, kui teine teeb. et me ei saa nagu, saab ikka, alati saab, on ju. aga mulle tundub, et ei ole vaja nagu väga teravaks minna ja noh, et kui me näeme numbreid 4 ühte, siis me mõtleme, et ahah, mida see nüüd tähendab, on ju. võib-olla sa näed ka numbreid, ma ei tea, mingisugused kordused võivad siin olla, sest siin on muster, siin on käitumise muster, siin on mingisugused mustrid, mis elus korduvad ja siis sa tahad nendele tähendust leida, miks nad niimoodi korduvad. aga me mõnikord doseerime sellega lihtsalt üle. see mulle tundub, et sa oledki natukene üle doseerinud, aga ehk toob see täiskuu sul selle lahtilaskmise võimaluse, võib-olla sa seisadki silmitsi pettusega, petmisega, no ja mis siis? kevadele tuleb suvi ja suvile tuleb sügisjärg ja siis tuleb jälle talv ja niimoodi see ringkäik meil käib, et sa tead, et noh, ükskõik, olgu see armastus või midagi muud, see leiab tee jälle meie juurde, kui me sellele laseme enda juurde jõuda. nii et siin on jah, noh.
kõik on juba öeldud, aga siia kõrvale võtsin ma ka kuu oraakli kaardi ja vaatasin, et mustkuu selles veemärgis, mustkuu veemärgis tuleb 25. juunil. Nii et pane see kirja endale, vaata, mis sealt võib tulla ka või mis võib alguse saada, see võib olla tähtis kuupäev ja, ja vaata siin, kuna see on vesi, siis siin on emotsioonid. Äh, ja kui siin näiteks, kui siin täiskuuga midagi veel käivitub, võib-olla sa nüüd hakkad alles uurima või kahtlustama mingisugust asja, siis siin sel hetkel ära lase endal emotsioonidel nagu kaasa viia selle veevooluga. Ära lase ennast kaasa viia või teiste energiatega. küsi kohe, kelle energia see on, kelle energias ma olen, kas ma lähen selle vooluga kaasa, võib-olla on siin mingisugused kahtlased tehingud ja hakkavad siin pihta ja sa tegelikult kogu aeg kahtled, et kas ma teen seda, kas ma teen seda, siis vaata siin, kas sul on vaja nende kahtlaste tegemistega kaasa minna. mulle tundub, et ei ole vaja minna. Nii et otsi maailmast positiivsust, otsi maailmast headust. Ole vahepeal täiesti erapooletu ja neutraalne vaatleja. ära otsi igas asjas põhjusi. aitäh sulle, Skorpion. Armsad hamburiid, kusjuures see on minu jaoks ka armastuse kaart või pigem selline kaisus olemise kaart. Sihukene, et küll on tore ja küll on armas. aga siin võib olla ka see, et võtate endale lemmiklooma. täiesti võib ka see olla, sellepärast et mulle tundub just see märk külm nina peaks siin nagu juures olema, aga siin see natukene tuleb nagu välja sellelt ja ma räägin praegu siin täiskuu energiatest, nii et sa võid vaadata seda praeguse täiskuu ajal, aga 3 kuu pärast, et kui sulle juhtub, kui tuleb täiskuu ja sul on vaja mingisugust informatsiooni, siis vaata uuesti, on ju. ja siin ma näen, et jah, see selline kaisus olemine, selline armastus, aga võib-olla on seal ka mingisugune surve. mulle tullakse, ütleb, noh, kunas te siis nüüd abiellute või kunas te nüüd siis seda teete, kas te nüüd kokku ei koligi või mis asja sa see, tead, niisugune natukene niisugust inimeste tänitamist, aga ka ühiskondlikku nagu survet. et noh, vanasti tehti niimoodi, aga noh, nüüd no ega siis nüüd teie nüüd siis niimoodi küll enam vist ei tee või ega natukene sellist ja see nagu sellist nagu tekitab sellist mingisugust eraldatust siin. et vot ma nagu tahaksin seda sellist võtta vaipu ja kloppida välja see vana mingisugune mustus ja mingisugune vanad arusaamad ja kõik putukad ja matikad tahaks nagu välja visata ja võib-olla sul ongi vaja praegu sellel täiskuu ajal hoopiski teha kodupuhastust, nii füüsilist kui ka emotsionaalset, tuled ja viled ja ma ei tea, feng shui ja siis küünlad põlema, sihukest nagu sellise vana asja väljaviskamist ja see vana karv välja ja uus karv peale ja võib-olla ongi vaja garderoob välja vahetada ja uus soeng teha ja et sellist uuenduskuuri vajab see, et võib-olla sa ei olegi niivõrd paarilise kaisu olnud, aga ise oled nagu karu koopas olnud, et ei ole tahtnud nagu välja tulla. hambur, kes ju tegelikult tahaks lennata ja näidata teistele, kui ilus maailm on ja tõde ja õigus ja välismaa ja kõik sihukene, aga mulle tundub küll, et sa oled natukene niimoodi natuke sorgu jäänud selle aja jooksul. nii et vaata, mis see täiskuu sulle toob, et kui sul on vaja ikkagi uksed lahti teha, siis tee uksed lahti, mine lennuki peale, mine laeva peale, mine sõitma, mine õppima, et siin vajad hästi tugevasti nagu
lõõtsutamist ja puhastust ja siia kõrvale tuleb nii ilusti ju tegelikult ka see õhuelement tulebki ütlema, et noh, et hakka uuesti suhtlema, onju. Et see suhtlemine, võib-olla sa oledki siin depressioonis vahepeal olnud, noh, mis me imestame, onju. et siin on nagu sul ei olegi nagu kerge välja tulla sellest, ka see ütleb, et siin on lausa nagu katsumus see, et sa peaksid välja tulema ja uuesti inimestega rääkima, midagi tegema, ma ei tea, teisi riideid ostma, võib-olla oled kaalus juurde võtnud, noh, kõik selline niisugune nagu muutuse energia on siin sees, aga see muutuse energia on niisugune, et sa pead ise nagu ise kloppima, ise tegema, ise ostma, ise minema, teised nagu noh, ei aita siin eriti. Ja vaatasin, et kunas on siis viimane veerand siis selles õhumärgis tuleb 20. mail, siis vaata, mis seal 20. mail toimub. Pane jälle kalendrisse kirja, üks võib-olla niisugune kohtumine toimuda, millegipärast tuleb just kohtumine välja. Aga endiselt ütleb see kaart, et nendest igasugustest mineviku harjumustest tuleb välja murda, uute harjumustega tegeleda, aeg uute ideedega tegeleda ja sellest niisugusest rahulolu ja sellist pehmest mullist välja tulla. Nii et ära jää siis kinni. Ja tea, et ega see, et sa vahepeal koopas olid või niimoodi, see oli ka hästi, seda järelikult oli sul seda vaja. lihtsalt ütle endale, et igas võtmes on elu imeline. aitäh sulle. armas kaljukits, need kaardid on sulle kui sinu päikesemärk või tõusumärk. kui sa seda tead, on kaljukitses ja me räägime täiskuu, või tähendab, me ei räägi, vaid mina räägin täiskuu võtmes, aga seda informatsiooni võid kuulata ka järgmise täiskuu ja ülejärgmise täiskuu ajal. nii et need sõnumid, mis peavad jõudma, jõuavad nii või teisiti sinu juurde. ja mis ma siin selle kaardi puhul väga hästi näen, Kaljukits, et sul on jah, kellelgi teil on, ma ütleks, et nagu hästi läinud selles võtmes, et siin on nagu see lumepalli efekt on tekkinud, et võib-olla see on tööga seotud, et sa hakkasid mingisugust asja tegema, sul oli oma idee ja oi, kuidas tuli kliente, oi, kuidas tuli sellist kohe niimoodi kergelt hakkas nagu liikuma need asjad. Üks võib see olla, et selline kerge liikumine või hakkab nüüd täiskuuga, hakkab sul see liikumine pihta. kas enne või pärast meil need energiad juba ju hakkavad käima. et vaata, et kui sul ongi see mingisugune idee või midagi praegu pakutakse, siis jah, sina kaljukitsena ju tahad kohe näha maaelemendina, et kas see on pikem perspektiiv sellel, kas see on suurem plaan, mis selleks vaja kasutada, kas ma pean seda oskama, seda tegema. ja võib-olla just praegu pakutakse mingisugust sellist noh, mingit suuremat edasiminekut elus, suuremat projekti. nii et vaata seda täiskuu, millised pakkumised tulevad. või on ka see, et siin sa võid leida ka, kellega koostööd teha. siis sel juhul vaata sellist noh, ära, kui sa tahadki kellegiga koostööd teha, siis noh, siin on suled mängus, et paita natuke alguses sulgedega või nagu
noh, ära kohe lajata talle, et nüüd on meil vaja seda, et nagu püüa talle nagu niimoodi õrnalt seletada sellist asja, et ära natukene kiirusta, et siin natukene veel võivad varjus olla ja võib-olla kui täiskuu ongi, siis tulevadki võib-olla need asjad välja, et mida sa peaksid veel tähele panema selle suure projekti juures. Sest väga ilusti kuu oraakel siia kõrvale tuleb ütlema kasvava kuu element ja muideks, see kasvav kuu maa elemendis on alles septembri alguses, 4. septembril, pane kalendrisse kirja, vaata, kas siis on see, et sul ongi objekti või selle mingisuguse asja lõpp, kus sa pead lõppu jõudma, või on see, et siis alles algab pihta, et see praegu on niisugune ettevalmistusperiood, kuigi ma arvan, et siis on nagu lõpuperiood, et see on selline asi, kui sulle pakutakse. Ja mis veel see, kuna ta ka siis tuleb kaljukitse märki täpselt samuti, siis no siin ongi, need on nagu hästi seotud, et kui sa siin võtad endale kellegi appi, siis sa oled seotud selle inimesega kuni septembri kuuni täiesti, aga see on hästi hea aeg ikkagi selles nõndanimetatud alusmüüri ladumiseks, tasakaalustamiseks no igal juhul mulle tundub, et kui sa praegu sellel täiskuul alustad mingisuguse asjaga, sa vaatad, kõik asjad tulevad siin täiskuul välja, mis sulle pakutakse, siis see pikaajaline projekt on väga edukas. aitäh sulle! armas veevalaja, need kaardid on sulle ja me räägime, jälle ma ütlen me, tegelikult mina üksinda räägin ma räägin sulle täiskuust, mis algab 13. aprillil, on kaalude tähemärgis, tuleb ja siis läheb jälle edasi Skorpionisse. ja need energiat siin õhus on juba praegu õhus, kes kuidas tunneb. Aga tähtis on ka see, et ei pea kinni jääma tänasesse ega homsesse ega 13. kuupäeva, vaid me peame vaatama, sa võid vaadata seda ka järgmine aasta, senikaua kui video on üleval, täiskuu variantides, vaata, mis siin sind kõnetab. Siin see tera, kui me mõtleme, et tera on see, mis pannakse mulda, tera on see, millega saab lõigata, millega saab susata, võiks nii olla, siis võib-olla oled sina üks see, kes on talvel soojal maal ja siis suveks tuleb kodumaale. Või, no siin on kuidagi hästi tuleb välja sihuke kevad, suvi, sügis, talv, selline hästi sihukene muutuste periood, aga veevalaja, sina oma päikesemärgi või tõusumärgina, sa oledki natukene ekstsentriline, natukene teistsugune. Ja noh, ma ei tea, siin nagu seda muutlikku energiat on nagu siin nii hästi-hästi palju, et ma lihtsalt nagu tahaks ütelda, et vaata, siin on see, et ära endale nagu sõrme lõika, seda energiat on nii palju. Ära sõrme lõika, ma ei tea, ära kõblaga vastu varvast pane, ma ei tea, sihukest ettevõtmised, mis sul on praegu käsil, vaata nad üle, ära mine nagu noh, tahaks ütelda, et seal vaata sinna, et ära mine sinna lollide maale, et lubatakse sinna tera või noh, et paned selle raha ja siis kasvab rahapuu. ära usu praegu sel hetkel kõike, mis sulle nagu pakutakse. sa pead nagu esiteks sa pead ootama, siin ta näitab täiesti ju seda, et kuu peab täis saama ja siis peab noor kuu tulema ja veel, et sa pead nagu hästi arutlema ja arutama seda asja, mis sul praegu nagu käsil on. et sa muidu iseendale tõesti sorkad, kui sa praegu ei ole ise hoolikas. ükskõik, mis see on, olgu see suhe või
töökoht või idee või ise mingisugune algus või isegi mingisugune lõpp, siis sul on vaja praegu hästi keskenduda ja vaadata, mis värk sellega on. No väga-väga tugevalt tuleb sellega välja. aga ma tõmban siia kõrvale ka kuu oraakli kaardi ja see on väga huvitav, sellepärast et siin on kasvav kuu õhuelemendis tuleb kaheksandal mail. 8. mail tuleb õhuelement ja vaata siis, 8. mai, ma ei tea, ma ütleks, et kannata selle 8. maini ära, vaata, mis siis on. sellepärast, et vaat siis ma ei tea, mulle tundub, et siis on veel rohkem valgust kui praegu. sinu jaoks on rohkem informatsiooni kui praegu, kuigi täiskuu toob selle informatsiooni nagu välja, aga lahendus nagu nendele asjadele, kui sa ei kiirusta, tuleb alles mai alguses. ja siin ka veel, kui sul on mingisugused projektid, ära hakka praegu kellelegi rääkima, kannata sellega ka. sul on tahtmine võib-olla siin täiskuus kohe kõigile ütelda, et tead, mis idee mul tuli ja blablabla bla, bla, bla. Ära ütle, kannata natukene. nii et võib-olla selle projektiga on sul mingisuguseid asju vaja muuta, mingit abi on vaja, nii et tegutse alles mai alguses. siin on küll väga hästi, et seda tuld ära praegu, ära ei tohi muidugi kustutada, nii et vaata siin ka, et nagu tuleks niisuguse lapse energia välja, et kohe, ahaa, ma tahan nüüd seda ja siis ma lähen sinna ja siis ma teen veel, et sa võidki olla rõõmus ja nautida elu, aga uuri, mis su ümber toimub. aitäh sulle, veevalaja. armsad kalad, need kaardid on sulle ja 13. aprillil saabub täiskuu kaalude tähemärgis, läheb sealt edasi paari päeva pärast Skorpionisse. aga need energiad võivad olla juba praegu õhus ja lisan ka juurde, et ei ole mõtet kinni jääda ühte täiskuu aega, vaid seda energiat ja neid sõnumeid võid kuulata ka järgmistel ja ülejärgmiste ja üle-ülejärgmiste täiskuu ajal. sellepärast, et võib-olla praegu see sind ei kõneta, ütled, et sellist asja küll mul elus ei ole, aga poole aasta pärast juba on. nii et kuula ja sa ei peagi mitte midagi tegema. aga huvitav on see, et siin see sina, armsad kalad, kes sul on siis päikesemärgi või tõusumärgi alaselt, siis noh, vahetevahel ju tahad ju peitu pugeda ja ma ei tea, varjus olla ja võib-olla noh, ma ei tea, nina täis tõmmata ja ära unustada, et kuulge, mis te siin maailmas üldse mõtlete, et see kaart tuleb nii väga hästi ütlema, et kord oleme me valguse käes ja kord oleme me pimeduse käes. et aga siin mulle tuleb nagu huvitav see lause. ma ei oska ütelda, kes seda kunagi on ütelnud, et või noh, tähendab, kuule öeldakse, see on nagu mingisugune lause, et saagu meie elu uuendatud, nagu sinu oma on. ja vaata siin mulle tundub see kaladel ka, et sul oleks nagu viimane aeg siis seda elu uuendada, aga võib-olla on ka see, et see uus elu hakkab tulema hoopis teises võtmes. nii et mõtle, mis siin täiskuuga sul toimuma hakkab, et siin on üles-alla emotsioonide käimine võib-olla see, aga sa ise pead, sinu hetk on see, sina pead ise tasakaalu leidma, kas sa oled öösel üleval ja päeval magad, kas noh, ma ei tea, kas sa oled liiga palju välisele panustanud, sellepärast et kalad te võite olla ka ju psühholoogid, hoolitseda teiste eest. ja võib-olla see hoolitsus ongi üle läinud, ülearu olnud juba, et sul on vaja hoolitseda iseenda eest. et nüüd ongi vaja võib-olla siis nädalakese puhkust võtta
Nii et vaja igal juhul tasakaalu viia siis enda sisemine ja välimine oskus olla, näidata ja võib-olla on ka siin, et sa peadki ka teistele näitama, et tegelikult ka sina oledki väga haavatav mõnikord, et sa võid küll teisi aidata, aga võib-olla on mõnikord vaja, et keegi sind ka aitab ja võib-olla kui sul ongi mingisugused probleemid, siis pöördu ise abi saamiseks siis vastavate inimeste poole, täiesti võib selline olla, nii et selline jälle ise hakkama saamise hetk on käes. aga võib-olla on ka see, et siin täiskuu ajal saad sa aru, kelle eest sa pead veel hoolitsema, et sa tegelikult ei arvanud, et see inimene vajab nii palju hoolitsust. Äh, just mulle tundub, et siin on inimestega tegu, et võib-olla sa näed ka mingisuguse inimese sõltuvuse ära, et ta on seda varjanud, et see võib praegu selle täiskuuga välja tulla või sinu või kellegi teise sõltuvus võib välja tulla. Nii et see on päris huvitav ja siia kõrvale võtsin ka kuu oraakli kaardi ja vaata, kui huvitav, mis revisjon tuleb välja, et see ülevaade, nii nagu siin on, et tegelikult sa pead nagu vaatama, et kas on nagu tasakaalus need asjad. Ja ma vaatasin ka ära, et must kuu õhumärgis tuleb 27. mail. Vaata, mis siis juhtub. Pane kalendrisse kirja, mis sellel päeval saad ise teha või missugune informatsioon sinuni tuleb. Sest see on jälle selline nagu äh, tegelikult must kuu on ju see, kui on kõik asi varjus, on ju. Äh, aga mõnikord on see varjus olemine suuna muutmiseks, ütleme siis, kasulik. ja kuna siin on õhk, siis see on informatsioon, et sa võid saada sel ajal ka teada, võib-olla on see korduv informatsioon, et sa siin saad teada, hakkad uurima või ei usu, saad siin uuesti selle informatsiooni teada, et siin on nagu selline või sa sel hetkel hakkad selle informatsiooniga alles tegelema, sellepärast et ta nagu ähm, keerab nagu võtid siin natukene ja siin on ka, et kui sa siin ei hakka puhkama, mis ma ju ütlesin, et võib-olla on natukene ka iseendaga tegelema, siis see on viimane hetk, kui sa peaksid iseendaga tegelema hakata. Sellepärast, et sul on nagu vaja sellist, noh, siin on nagu uinumine ka, et sul ongi vaja natukene iseendaga tegeleda, natukene seda aega maha võtta siin ja ja ükskõik, mis kuidagi nagu see mineviku mõte tuli ka siit välja, et mm, ükskõik, mis minevikus on juhtunud, tegelikult sina oled üks väga äh, imeline ja sa tead, et tegelikult on kõik võimalik. et kui ongi need mingisugused sõltuvused ühel või teisel, siis lihtsalt peab uskuma, et me leiame alati lahenduse vastavalt sellele olukorrani. Jõuab see info, mis sinuni peab jõudma ja ja ära loo mõtetega nagu sellist negatiivset informatsiooni juurde, vaid leia iseendast seda positiivsust. aitäh sulle, armsad kalad!